Tere Giovanni, tere tulemast Giovanni teatrisse, teate. Mina olen Adalberg, tere tulemast ja väga tore teiega tutvuda, teate. Aga enne kui me väike eterustin algab, enne kui te saate nautida seda hiilgust, mis mina oma lavale siin all lasen, ütle see, et teeme ennast natukene soojaks. Teeme niimoodi, et lase mõtlen, et tõuseme kõik püsti. Need teeme kõik püsti. Need, kes te püsti ei tõuse, need eterust ei näe. Aru saadab kõik püsti. Väga ilusad, aga teil väga ilusad inimesed, kõik püsti nüüd on, mitte vasite seal. Ruttu püsti, ma vaatan teile otsa nüüd. Püsti nüüd. Püsti. Nii, võtke nüüd oma, võtke näppe. Üks näpp ühel käel. Tehke väga raske näpuringid. Hästi raske näpuringid. Teise käega ka. Näpuringid, hästi raske näpuringid. Nii, väga tublid. Nii, nüüd pange oma parem käsi rätt. Parem käsi rätt, nüüd saavad aru, mis on parem käsi. Nüüd vasak käsi. Ja parem käsi. Ja vasak, ja parem, ja vasak, ja parem, ja vasak, ja parem, ja parem, ja parem. Ja nüüd parem jalg üles. Rahulikult, sa jaksate küll. Ja vasak jalg natukene. Ja parem jalg. Ja vasak jalg. Ja mõlemad. Väga tore. Nii, hästi raske värudused. Teeme võtke oma kõrvad ilusad ja tehke ilusad kõrvaringid. Nii, võtke oma need ilus puhvis saba ja tehke suured sabaringid. Suured sabaringid. Peksid. Näe muidugi väga tullid. Ja nüüd maailma kõige raskem harjutus. Istume. Aga enne kui me nüüd alustame, ma ütlen teile seda ka, et vaata hääl peab ikka ilusti soe olema. Et kui teil midagi küsitakse, siis te ikka vastate ikka väga ilusti ja valjult. Kas teile meeldib Leiutajate külas või? Jaa! Teil oli päris hale jaa. Ja suudate palju paremini. Kas teile meeldib Leiutajate külas? Jaa! Kas te olete Elevil? Jaa! Kas ma olen ilus jänes? Jaa! Ma tean. Sama püksid, ebavisakas on sama avalikult näidata. Jätkas küll. No muidugi, sama on siin ilusti, näete puhvid näib näha küll. Igast aega. Ma arvan, et te kõik valmis. On ju, olete valmis? Väga tulid. Siis nautige eterust, sellepärast, et nüüd kohe algab ette. Kas te teate, mis ma siit näest nägin? Ma nägin täna sellist tundet, et oli hästi soe suvepäev. Ja siis me läksime ujuma merre. Ja kas te teate, et see merevees ei olnud üldsegi soolane, vaid hoopis magus. Ja siis, kui ma üles ärkasin, siis mul tuli nii hea mõte. Mis te arvate, kui viiks õige pärast minu isa suhkrumasina merre? See on nii vahva idee. Aga tead, mis mina unes nägin? Ma nägin unes siukest unenägu, et ma lendasin ja ma lendasin veel kõrgemalt kui mu issivasar. Kõik olid nii tillukesed sipelgad. Otsa poiss! Ja sina, Albert? No, mina nägin unes seda, et ma leidsin kõige suurema porgandi, mis seales võib leida. Ma viisin selle koju ja ma sõin selle koos ema ja isaga ära. Päris vahv uni. Aga mis te arvate, kui läheks õige täna metsa mängima? See on küll hea idee. Lähme. Kas me lähme sinna, kus ämblik Ärni elab? Jaa, me ei ole teda ammu näinud. Oi, Ärnit ei olegi siin. Ei ole vist jah. Võib-olla ta läks seenele või mustikale. Ma arvan ka. Aga hakkame parem mängima. Ja, minu arust me võiksime kohe kindlasti porgandikeksu mängida. Aga mängime pimesi. Mina tean, mul on kõige parem mõte. Mängiks õige peitust. Ei, ma juba tegelikult mängin juba porgandikeksu. Mina alustasin, mina otsin. Mängime pimesiku. Kuulge, kas te otsite mind juba või? Kas te olete kunagi tagurpidi porgandikeksu proovinud? Kuule, me pidime ju peitust mängima. Aga tagurpidi vaata kui lahe see on. Hei, kuulge, kas te kuulete? Keegi ju tutsub. Kust see tuleb? Doktor Aave, mis sa mässad? Mul kadusid mütsid ära. Kas sul oli peas siis mitu mütsi või? Mudugiste, mul oli 3 mütsi peas, niimoodi kõik üksteise otsas. Doktor Aave, miks? Miks? Eks sul 3 mütsi peas? Vaata, kui tuleb tuul, eks ole, siis ta viib selle ühe mütsi ära. Siis tuleb veel tugevam tuul ja siis ta viib selle teise mütsi ära. Aga vaata, üks müts jääb ikka pähe. Aga see on ju väga kaval. Kas siis tuul puus vahepeal?
ei, tool ei puudu. aga kuhu su mütsid siis kadusid? Vot sellest see jama ongi, et ma ei tea, no kuhu need mütsid kadusid. Alles olid, nüüd ei ole. ma arvan, et siin on tarvis detektiivi. Oi, jälle jama, ma ei tunne ühtegi detektiivi. doktor Aave, ära muretse. sinu ees seisab ju leiutada küla parim detektiiv koos oma tublide abiliste Bruno ja Albertiga. Ossa poiss. me leidsime isegi Oskari suhkrumasina ülesse. just, aga asume asja kallale. Bruno, kas sa saaksid meile kõigile ütelda, mida me teame? aga me teame seda näiteks, et mütsid on kadunud. jah. ja Albert, ütle meile, mida me ei tea. mida me ei tea? Kuhu nad kadusid? Vot ei tea. just, ja sellest alustamegi. doktor Aave, Nii. kas sa saaksid meile näidata, kust poolt sa tulid? Ikka, sealt. sealt. Sealt tulin, jah. Oota, vot ei olnud sealt, sealt. Sealt. Ei, see ei ole, oota, poiss, sealt tulin. Ja, muidugi sealt, sealt. no kui sealt, siis aga kõnnime üheskoos su tee läbi. Jah, kõnnime. see on hea. nii, mina kõnnin kõige ees. nii kõditav rohi. Issa! Oi, vabandust. Niimoodi ei saa. Niimoodi, et alguses tuli ühtepidi, siis nüüd teistpidi ja mul kõik täitsa sassis. Niimoodi ei saa. no hea küll. aga mis siis oleks, kui me kõnniks selge ees su tee hoopis Otsa läbi? poiss on hea mõte. see on küll hea. ole hea, Albert, sina juhi. sõber, juhi palun. aga on see üldse õige tee? Kas super? Vot seda mina ei tea. aga kas on ehk midagi, mis sulle meelde jäi tee Aga peal? ikka oli ja seal olid kivid. Ossa, seal oli paks mets oli ka. Oi, ja siis seal oli nii palju, teate, lepatriinusid oli hästi palju. lepatriinusid. nii, mets on siin ja vaatame, kus me leiaksime lepatriinusid. Ja. astu. mis teha? Bruno, Albert ja doktor Ave, siin ei ole. vaadake sinna. Ossa poiss. nii palju lepatriinusid. aga kutsume nad meile endale appi. Bruno, see on nii hea mõte. muidugi, lepatriinud. Lepatriin. kas te palun tuleksite meile appi mütse otsima? tulge kõik. kas sa tuled? võidu lepatriinud. Oota, äkki ma jään siia, ma vaatan. tulge ka. Ma vaatan, me koht tehakse, aga vaata siia mine sinna. Tulge kõik appi meile, muidu mul võtsid aga üles neid asju. Võtame ka siin, kus tuleb. kõik lepatriinud. tuled sina ka. Kas te juba näete? sul on väga hea detektiivi nägu. Kas te näete juba või? Mida tulite? Mitte ühtegi mütsi pole. nii, veel tuleb lepatriinusid, me peame natuke ootama. kiire pildiga lepatriin. Lähme kõik sinna poole. tulge ka. tuled sina, Aino? või tule siis koos õega, tule ka. aita meil otsida. mida rohkem detektiive, seda kindlam on tõenäosus, et me nad üles leiame, need mütsid. hakkame nüüd otsima. ja, aga kõigepealt ma pean seda ütlema, kuna nagu te näete, see mets on väga suur ja paks. ja siis te teate, et metsas on ju väga palju ohtusid, metsas võib ära eksida või isegi kohverdada. sellepärast me peame olema hästi ettevaatlikud ja tehke kõik nii nagu mina. nii, hakkame kõndima. kas te näete, siin on ju suur puupalk, mis pikutab maas. Oi. kuidas me sellest üle saaksime? astume üle. hea küll, hea mõte. tõstame kõik jama hästi kõrgele ja astume üle. Ossa poiss. apsti. kas kõik said üle? keegi ei koperdanud. väga hea. kas te näete, mis siin on? siin on ju mägi. mis te arvate, kui õige rulliks sellest alla? Lähme siis kõik pikali ja hakkame rullima mäest alla. Ossa poiss. Ossa poiss. Ossa poiss. kas kõik said ilusti alla? ja veel ei saanud, mõned veel rullivad. Kuidas teil läheb?
nii, kõik on ilusasti püsti, väga hea. Kas te tunnete, kui külmaks siin läheb? Siin on tulnud ju lumetorm ja me peame nüüd lõdisedes edasi minema, värisedes. Kõik väriseme, läheme edasi. Ma arvan, et see ongi koht, kus doktor Ave oma jääkurikaid korjab. Siin see ongi. Nüüd me oleme jõudnud siia. Ja vaadake, mis siin on juhtunud. Siin on nii palju käbisid kukkunud maha. Kuidas me nendest küll läbi saame? Ma arvan, et me peame kikivargul olema. Jaa, kikivargul. Ja igaks juhuks teeme sellist, et auts, sest et arvatavasti me mõnega saame ikka pihta. Auts. Keegi saanud liiga palju haige. Väga hea. Nüüd, kas te tunnete? Nii suur tool tuleb ju, et see paneb meid keerlema. Natuke nagu karussell. oi, Emo, isa! Mis te siin teete? Selles mõttes, et me tulime tohtiga jalutama seal. Ma mõtlesin talle kohe laulu laulma hakata, aga nüüd te tulite nüüd siia. Ma laulan teile kõigile laulmagi. Ma laulan teile kõigile laulu. Te olete kõik lapsed, teie peate kaasa tantsima. Mitte mingit teist küsimust ka ei ole. Teeme niimoodi nüüd. Vaatame, kuidas see käib. Sofi, te laulab sinule. Ja kõik tantsivad kaasa, mina ei tea kaasa. Sofi, sina armastan mind. Sofi, mina armastan sind. Võisin ma sinuga tahan ma elada. Lapsutasid mulle, kui tantsisid peal. Nüüd meil poeg on Albert ja ta mängib sõber kurgiga. Teie oleme ta üle uhke. Porgandipööre mulle hommikuks teed. Aksanehed mulle õhtuks teed. Sofi, sina armastan mind. Sofi, mina armastan sind. Rohkem kui porgandeid. Oi, kui ilus. Siis oli alles vahva leiutis on Adalbert. Mõtlengi, aga mis teie ütlesite teile? Meie otsime doktor Ave mütse. Ja sellepärast peamegi nüüd edasi minema. Meie oleme detektiivid. oi, head teed teile, lapsed. Head teed teile muidugi. Head teed teilegi. Aga vaadake, mis nüüd? Nüüd ju mets tihetakse nii tihedaks, et kordad, et lepatriinud võivad. Ma ei näe neid enam kunagi. Äkki saadab me nad ilusti kohta teile? Jah, ma arvan, see väga hea. Aitäh teile. Ilma teieta me ei oleks nii kaugele jõudnud. Nii tublid lepad. Kõik lepatriinid on leidnud oma koha. Neist saavad kõigist detektiivid. Ja eks me saame suurena olla koos detektiivid. Vaatame, et nad kõik leiaksid. Nii, üks lepatriin on veel otsib kohta. Aga juba leidis. Nüüd on vist kõik leidnud. Sest ta on detektiiv, ta leiab kõik ülesse. Siis me saame ju oma teekonda jätkata. Jah, jätkame. Nii, me jääme siin pooleli. Mina juhtisin. Ja me olime seljad ees. Jah, seljas. Nii, kõnnime siis edasi. Ütle, kui sa midagi tuttavat näed. Ja ütleb ikka, eks ju. Nii. Ossa, Tere! Seda, et ei tea, kus te need mütsid saite? Ma ei tea, ma pikutasin siin puu all ja ma üles ärkasin, siis ma märkasin, et mu reha on kadunud. Ja siis ma hakkasin seda otsima ja siis ma leidsingi oma peast 3 mütsi. Möödunud talvel ma kaotasin oma mütsid ära ja nüüd on mul lausa 3 mütsi. Keegi kinkis need mulle, ma arvan. Aga kas te palun näitaksite, kus kohas sa täpselt pikutasid? Siin. Siin või? Joo. Nii. Ja sina, doktor Ave, kas sina siis kõndisid siit niiviisi mööda? Mulle tundub küll, et ma kõndisin täpselt niimoodi mööda, et kõndisid, jah. Mul on vist kõik selge, doktor Ave, sinu mütsid, oks tõmbas need ju sul peast
ja virutas otse Mait-Karu Eduardile pähe. Põmm! Kõik kolm ühe korraga. aga siis ma pean ju need mütsid doktor Avele ju kõik tagasi andma. Doktor Ave, ära muretse. Ma räägin oma popsiga, et ta leiutaks sulle sellise mütsi, mis kunagi ära ei kao. ja Oskar on väga kuulus leiutaja. ja ta leiutas isegi seljasügamise masin. Ja kui ma alles hästi väikene tüdruk olin, siis mu isa leiutas ju mulle sellise pissipoti, mis kohe kui vilistasid minu juurde veeres. kuule, Karu Eduard, aga ole lahke, võta siis need ikkagi endale. aitäh sulle. ja ongi kõik rõõmsad. lahendatud. võtke endale. aga lepatriinukesed, kas te teate, et meil leiutajate külas on niimoodi, et kui me lahendame mõne väga keerulise juhtumi, siis me alati laulame selle peale. jah, teeme seda laulu. ja kas te teate sellist laulu nagu Aram-Sam-Saa? Teate või? õpime ära siis enne. aga kas te laulaksite meiega koos, sest teie aitasite ju meil ka seda lahendada? ma loen siis kolmeni ja siis hakkame laulma kõik koos. 1, 2, 3. Aram-sam-sam, aram-sam-sam, kudi-kudi-kudi-kudi-kudi, ram-sam-sam, aram-sam-sam, aram-sam-sam, kudi-kudi-kudi-kudi-kudi, ram-sam-sam, hei-hei-ja, hei-hei-ja, kudi-kudi-kudi-kudi-kudi, ram-sam-sam, hei-hei-ja, hei-hei-ja, kudi-kudi-kudi-kudi-kudi, ram-sam-sam. ja nüüd, kas te olete valmis seda tegema maailmarekordkiirusel? õpime hästi kiiresti. nii, see peab olema väga väle. 1, 2, 3 ja. Aram-sam-sam, aram-sam-sam, kudi-kudi-kudi-kudi-kudi, ram-sam-sam, aram-sam-sam, aram-sam-sam, kudi-kudi-kudi-kudi-kudi, ram-sam-sam, hei-hei-ja, hei-hei-ja, kudi-kudi-kudi-kudi-kudi, ram-sam-sam, hei-hei-ja, hei-hei-ja. kudi-kudi-kudi-kudi-kudi, ram-sam-sam. Lähme mängime nüüd sinna porgandi keksu edasi. Lähme ja aitäh teile, lepatriinu. miks porgand?